Sa ütlesid korra enne, et sa oled ateist. Miks sa jumalasse ei usu? Miks peaksin? No kas sa usud siis, et inimene on kõige kõrgem nii-öelda vägi siin universumis? Ma usun teadusesse. Mitte, et ma oleks mingi Scientologist, aga ma usun teadusesse, jah. Selles suhtes sellesse, mis on tõestatav konkreetselt numbrite ja faktidega. Aga kas ufodesse usud siis? Jaa. Ma arvan, et see on suhteliselt suure tõenäosusega tõestatav. Selles suhtes me ei ole veel tõendanud, et kuskil on mingi UFO olemas, eks ole, aga kui sa vaatad, kui palju on võimalikke planeete ja galaktikaid ja tähesüsteemi asju, no see lihtsalt on nii ebatõenäoline, et seda ei ole kuskil mujal juhtunud, et jällegi mulle meeldib olla positiivne selle osas, et teatud asju ma selles suhtes usun, aga jumalasse mingil põhjusel mitte. Aga kas see ei ole sinu arust ebatõenäoline, et see kõik siin tekkis mitte millestki, nagu mingi suurest paugust, mingist võimatult väiksest asjast lihtsalt tekkis kõik? Ja tekkiski. Aga see ei ole ebatõenäoline? Vaata, aga me ei oska seda mitte mingil määral ju seletada selles suhtes, et nagu ka jumala tasandil on täpselt see sama loogika ju seal, et kui sa ütled mulle, et jumal tekitas selle kõik nullist, siis kes tekitas jumala? Ja jumala kohta on see täpselt see sama rekurss, et ta ongi kõik on ju ja üks ainsus mingil määral, aga jällegi mulle meeldib loogikaga asju seletada seega nagu kuidas sa selle jadani jõuad, kui suur pauk juhtus mitte millestki, siis juhtus mitte millestki on ju meie praeguse teada olemise juhtud. Kui jumal tekitas suure paugu, siis kust tuli jumal, et kuskil peab nagunii see null või tühjus olema. Siis on jah see küsimus, et nagu nii-öelda teaduslikult lähenedes, et mis siis oli on ju enne suurt pauku, mis nagu... Ja nagu teaduslikult ju aeg ja ruum algaski suurest paugust, et kui ma ei eksi, siis see ongi üks suur põhimõtteliselt loop, mille sees me oleme, et üks hetk universum tõmbab jälle kokku ja siis tuleb jälle üks suur pauk ja võib-olla nagu suur pauk, mida me teame, sellele eelnes ka mingi universum, kes teab. Et enne seda meil ei olegi ju ühtegi otsest vist teaduspõhist fakti, mis üldse oli või võis olla. Mingisugused asjad lendasid ringi ja üks hetk ja siis tulid mingid aatomid ja värgid. Selle kohta kuskil ma kuulsin, ma nägin ilmselt mingisugust klippi kuskil on ju, et teadustüübid, kes usuvad teadusesse, et kõik on nagu seletatav on ju, aga välja arvatud nad tahavad, et sa usuksid ühte imesse, ehk siis suurde pauku nagu, et üks ime on, millesse võiks uskuda. Aga see ongi see, et me ju oleme nagu nii retsi ajupainutus üldse teinud, et suurt pauku seletada lahti tegelikult. No see tundubki ebareaalne nagu asi. Ja, aga seal on mingid teaduspõhised asjad, mida sa saad tõendada selles mõttes, et universum ju kogu aeg läheb nii-öelda väljapoole, et ta imiteerib siiamaani, me tegelikult oleme teoreetiliselt suure paugu sees. Nagu universum läheb kogu aeg nagu laiali vaata, nagu plahvatus. Me oleme still expansion faasis. Et pluss seal on veel mingid asju, ma ei ole teadlane, eks, aga see on siiamaani kestev asi ja seal on mingid teaduspõhised asjad, mida saab seletada. Stephen Hawkingu blogisid lugedes kunagi, seal on päris palju ägedaid asju, ta seletab päris hästi lahti selle, kuidas universum kunagi sureb ja kuidas ta sündis ja kõik sellised lahedad asjad, et mulle meeldib selliste inimeste poole vaadata, kui mõelda millelegi, aga jumal kui selline nagu, ma ei tea, mis seal uskuda on, vaata. Maailmas on nii palju koledaid asju, et kui jumal oleks nii suurepärane, siis võib-olla neid asju oleks vähem. Samas võib-olla see on jällegi naiivne minust, aga... No ja siis juba tuleb mängu see, et kuidas defineerida jumalat, et mis see jumal nagu sinu jaoks on, et kui võtta see nagu mingi väga religioossel tasandil on ju ja pidada jumalat mingi nii-öelda headuse jõuks on ju, et siis on jah nagu raske mõista, et ma ei tea, miks sõda on või midagi sellist on ju. Aga võib-olla see on nagu armastusegagi vaata, et ennem kui sa kedagi teist armastad, siis sa peaksid armastama iseennast. Nüüd ennem kui sa usud jumalasse, sa peaksid uskuma iseendasse. Aga siis ma eeldan, et sa ei usu iseendasse, kuna sa jumalasse ei usu. Ei, aga sellest võiks alustada. Et usu iseendasse kõigepealt ja pane see jõud sinna nagu. Sest et võib-olla see jumala usk ongi rohkem selline usujõud. Ma arvan, et see on nagu, mitte et kellegi nagu tundid riivata on, aga ma arvan, et see on alanud sellest, et usk kui selline või religioon on väga lihtne viis, kuidas lihtsalt masse kontrollida.
eriti vanemal ajal, see on ju viis, kuidas inimesi ühendada mingisuguse ühise eesmärgi nimel. Selles suhtes. Tell me if I'm wrong, but that's what it is. No ütleme niimoodi, mulle tundub, et sellist, et kui nagu hästi lihtsalt mõista ateismi, et ma ei usu jumalasse, aga iga inimene usub millessegi. Ükskõik, mingi asi on sinu jumal, vaata. Et see ongi see jumala definitsioon, on ju, et kui sa ei usu nagu mingi klassikalisse on ju, habemiku pilve peale, on ju, et siis on mingi teine asi sinu nii-öelda jumal, millesse sa usud, on ju. Esu.